Täna räägime siis sellistest toredatest teemadest nagu testimine ja regulaaravaldised. Natuke sissejuhatuseks siis, et miks me nendest teemadest räägime, sellepärast et meil 4. nädalal tegime tutvustust testimisse, et me andsime need X4 test case'id andsime ju testfailina kaasa, siis seal tekkis väga palju küsimust, et kuidas neid tööle panna ja mis nendega nagu peale hakata. Ja siis 6. nädalal on ülesandel see tingimus, et sa pead testid kirjutama. Aga seal tuleb minu arust see probleem sisse, et jah, me ütleme, et te peate testima, aga samas mulle endal vähemalt peale vaadates on selline tunne, et me ei tee enda poole piisavalt seda selgeks, et kuidas seda testima peab, mis tööriistad meil on ja kõik sellised asjad, et me mingid PyDoci artiklid anname, aga see on jälle see, et mina olen need läbi lugenud, minu arust kõige nagu kõige rohkem infot sealt eriti ei saa. Et siis rääkisin Agoga läbi ja mõtlesime, et aga tead, Taavi, tee loeng selle kohta. Ehk siis täna oleme siin, teeme väikse teema sissejuhatuse siis automaattestimisest. Et alustuseks siis natukene käsitsi testimisest, et jah, me arendajad ikkagi teeme seda ja on asju, mida peab käsitsi testima. Aga samas, kui me peaksime nüüd peale iga muudatust oma koodi uuesti nullist jooksutama, käsitsi katsetama igasugused asju, siis see on ilmselgelt, see võtab päris palju aega. Ja nagu me ärimaailmas teame, siis aeg on raha kahjuks. Plus inimesed, nagu me oleme, me teeme ikkagi väga palju vigu, ehk siis ühel korral me võime seda mingit asja testida, teisel korral jällegi võib vabalt juhtuda see, et see raudselt nii või naa ei mõjutas. Ma jätan selle osa testimata, aga siis tuleb välja, et see muudatus, mis sa tegid, just mõjutas seda osakonda, kuigi sa ise arvad, et ei mõjutanud. Selle jaoks on välja kujunenud siis selline protsess nagu automaattestimine, mis sisuliselt tähendab seda, et arendaja või testija kirjutab valmis mingid skriptid, mis jooksutab sinu ees seda koodi, mida sa kirjutasid, ja ta jooksutab seda siis mingi kindlate stsenaariumitega, et olukorrad, mis on nagu positiivsed, negatiivsed, äärejuhtumid, absurdsed juhtumid, ja selle kõige eesmärk on see, et ta teeb automaatselt seda, ta kontrollib vastused ära, teeb sulle mingi raporti ja sisuliselt ütleb sulle, kas need muudatused, mis sa just tegid, ei teinud sinu varasema koodi katki või nad just täidavad seda eesmärki, mida peab täitma. Sellel automaattestimisel on muidugi mitu erinevat liiki. Meil on siis see unit testing ehk üksuste testimine, integratsioonitestid, end-to-end testingud, performance testingud, smoke testingud, regression testingud, security testingud. Et natukene kommenteerida, et meie enam keskendume siin aines nüüd sellele unit testingule, aga tulevikus kõik need tüübid on kasulikud ja ma tean, et kui te jõuate 4. semestrini välja, otsustate käveri 2 raudselt võtta, siis seal aines peate lisaks unit testidele ka oma koodile integratsioonitestid kirjutama. Mis siis tähendab seda, et kui unit testid kontrollivad seda, et mingid üksikud jupid töötavad nii, nagu peaksid, siis integratsioonitestid võtavad terve selle moosi kokku ja katsetamas punkti A, punkti B nii sisuliselt välja, et kas mingi asi töötab nii, nagu peaks. Ja ma natuke kommenteerin seda regression testingut ka siin, mis sisulist tähendab seda, et meil on juba mingi olemasolev asi ja nüüd me üritame seda järjest rohkem katki teha ja me peame veenduma selles, et see ei läheks katki. Ja natuke arvestab ka eelnevate testide ja muudatuste või koodi nagu versioonidega, mis meil olemas on olnud. Ehk sisuliselt vanad asjad ei tohi katki minna. Et nagu ma mainisin, antud kursusel me keskendume siis sellisele asjale nagu unit testing. Eestikeelne termin siis sellele on üksuste testimine ja komponentide testimine. Aga asi, mida ma olen ise nagu kursakaaslatelt kuulnud, nende lõputöödes näinud, on see, et nad enamjaolt kasutavad seda naiivtõlget sellele ehk ühiktestimine, mis eesti keeles meil ei ole sellist sõna ja ma ise sain ka noomida sellepärast, et kõrvalhoones Märt Kalmo käest, et ta kommenteeris meie seda Java doki, kui ma läksin talle eelmine aasta tema Java ainet aitama, siis ta kommenteeris mulle, et tead Taavi, et teil Java dokis on selline sõna, sellist sõna ei eksisteeri eesti keeles. Siis tegin väikest uurimustööd, et meil on tõepoolest selline tore lehekülg olemas nagu akit.cyber.ee, mis on sisuliselt IT-terminite eestikeelne leksikon. Et seal on need ingliskeelsed, eestikeelsed vastendid asjad olemas. See on selline
kohati kasulik leht, aga nagu ma enne loengut näitasin, siis seal on ka sellised väga kaheldava väärtusega tähendusi, et noh, kõige parem näide ongi see, et kui meil on sõna scaling, noh, ise tahaks öelda, et see on skaleerimine. Eesti keeles peaks ka selline sõna eksisteerima, et me viime mingile suurele skaalale mida. Aga ei, Akiti sõnul see ei ole skaalale viimine, vaid see on suurele mastaabile viimine. Ja sellest tulenevalt on scalingu eestikeelne tõlge mastabeerimine. Et see, mida selle infoga teha, ma jätan igal ühele enda otsustada, aga noh, minu arust tahaks lihtsalt kommenteerida seda, et tahaks ka seda kraami saada, mida iganes inimene tegi, kui selle tõlke välja mõtles. Et väga, aga jah, sealt Akitist väga kasulik materjal, tasub uurida, eriti kui mingi lõputöö või akadeemilist kirjateksti kirjutate. Aga sellega on jällegi see, et take it with a grain of salt, et veenduge 2 korda enam ära, kas seda sõna on mõtet kasutada, küsige oma lõputöö juhendajat, et kuule, kas selline sõna on okei. Minu lõputöö juhendaja, noh, ma algselt kirjutasin ka oma lõputöö puhtalt selle Akiti põhjal ja siin ma andsin oma lõputöö juhendajale terve teksti lugeda. Ütles selle kohta seda, et ma võiksin pooled need tähendused ära muuta, sest noh, need terminid on juba eesti keeles kasutusel, mis mul algselt olid nagu ära muudetud. Et ei ole mõtet teksti raskeks ajada. Aga nagu ma varem mainisin, siis unit testingu eesmärk on testida individuaalseid komponente. Olgu siis nendeks siis mingisuguse funktsioonid, meetodid, klassid. Kõike testitakse ükshaaval, isoleeritult nii, et üks asi ei tohiks teist mõjutada. Jah, ja siis tekib küsimus, et aga noh, mis kasu üldse sellest testimisest on. Ma natuke ütlen, ma natuke võtsin selle slaidi puhul inspiratsiooni Märk Kalmolt, kes teeb ka testimise kohta eraldi loengu oma aines, aga need jutupunktid, mis tema räägib, ühtlasi langevad kokku sellega, mida mina ise ka usun, et siin ma arvan, et on väga hea neid edasi tõlgendada. Aga noh, et mis kasu siis testimist on? Testimine siis tagab koodi töökindluse ning vastavuse nõuetele. Teil on ju mingi töö ette antud, teil on mingid kindlad nõuded, mida peate täitma, siis jah, testid tagavad selle. Siis on kergem ja julgem muudatusi koodis teha, et kui sa teed muudatusi, sa tead, et mul on mingid testid, mis tagavad selle ära, et varasem tehtud asi peaks töötama, kontrollid ära, töötab, super, ei tööta, siis ei pea hakkama productionis kell 3 öösel viga jahtima, et seda asja korda teha, vaid see kood ei jõuagi productionisse, sest noh, testid korjasid maha selle. Kuigi noh, seda ikka vahest juhtub. Minu soovitus on see, et tehke see pushimine reede õhtul, et siis on nädalavahetus väga lõbus. Siis on selle muudatuste tegemise töökindlusega tähendab ka see, et on võimalik varajaselt vigu tuvastada arenduse käigus juba. Siis see natukene surub ka arendajat paremat koodi kirjutama, ehk lihtsustab koodi arusaamist. Ja siin on nüüd väga hea punkt ja sellega me oleme mingis varasemas loengus ka rääkinud, et teemaks, et miks me oma neid teste kaasa ei anna. Et mina tegelikult hea meelega annaks neid teste kaasa, sest testid dokumenteerivad seda, kuidas mingi asi peaks töötama. Lihtsalt puhtalt tekstiga ei või nagu aru saada, aga siis jah, et sa võtad need testid ette, näed, et nii, meil on see funktsioon või see klass, ta võtab need asjad sisse ja siis vastus peaks selline olema, siis sealt peaks selle töökäigu või oodatava tulemuse või noh, see maalib mingi pildi ette. Ja siis palju erinevaid punkte ka, et sellest viimasest, et see eristab arendaja testija rolli, et sellest ma tahaks ka natuke rääkida, et mida nii? See, mis seal oli eelmises slaidil, see parandab koodisaini, see on küll õigena. Selles suhtes, et näiteks kui sa ei suuda nagu testi korralikult teha või test on liiga keeruline, siis on kood ise juba liiga keeruline. Jah, täpselt. Ja see asi, et kustuta test ära, ei ole lahendus. Et kus juures mul oli see, ma vaidlesin GPT-ga pikka aeg ühe töö kallal ja siis oli see, ta lõpuks läkski selleni välja, et aga see kood, mis sina tegid, see on ju õige, et test on vigane. Aga no test ei saa vigane olla, kui see nagu automaathindamissüsteemis on, et no see on see lõpuks, mis see 3 tundi vaidlemist läheb välja, et hakkab edasi-tagasi käima sedasi. Test on vigane ja kus juures ongi, GPT julgelt pakubki seda, kui test on, kui sul testid läbi ei lähe, siis te soovitavadki lõpuks, et kustuta lihtsalt see test ära, et kood on õige. Aga noh, ei tööta kahjuks nii. Aga noh, see, et
eristab arendaja ja testija rolli, et mis siin all ma mõtlen, on see, et mida me arendajad tihti teeme, on see, et me mõtleme väga kitsalt, et meile antakse mingi asi ette, tehke ära ja me mõtleme ainult sellele positiivsele olukorrale. Kuidas me punktist A punkti B-ni saame ja see on nagu selline sirgjooneline. Aga mis selle tulemusena juhtub, on see, et alatihti me ei mõtle nendele negatiividele või mingite absurdsetele olukordadele, mis võivad ette tulla. Ja noh, tagavad lõppu ja kui need olukorrad on meil olemas, siis tagavad selle koodi korralikuma käitumise. No, sellega on üks termin juures, selle asja nimi on happy path, ehk ongi ideaalne või oodatud olukord, kus kõik on õige. Aga noh, kuna arendaja alatihti ei tee seda, siis on firmades testijad olemas, kelle ülesanne ongi kas füüsiliselt mingit toodet läbi katsuda ja testida või nad kirjutavad siis arendajatele testid ette ja siis arendajad hakkavad selle järgi mingit asja välja arendama. Ja siis see testija, tema reeglina mõtleb need positiivsed olukorrad välja, mõtleb need negatiivsed olukorrad välja, mõtleb igasugused absurdsused välja. Et selle kohta käib see nali, et arendaja kõndis baari ja tellis ühe õlle, tellis 2 õlut, tellis 0 õlut, tellis -1 õlut, tellis klaveri, testid läksid läbi. Ja siis tuleb teine klient baari, kes küsib, kus vets on, terve baar põleb maha. Et testija roll ongi nüüd see, et sellised olukorrad välja juurida ja kirja panna. Aga noh, ja siis tulemegi sellele, mida me siis testima peaksime. Et igasugused positiivsed tüüpolukorrad, piirjuhud, kus nagu enam-vähem nagu peaks läbi minema, aga ta ongi täpselt seal piiri peal. Siis on igasugused negatiivsed olukorrad, kus kohe kindlalt ei tohiks asi läbi minna. Ja siis ongi sellised absurdsed olukorrad, et näiteks kui meil funktsioon võtab sisse numbrid ja kuna meil Python ei ole tüübitud keel, siis peame kontrollima ka seda olukorda näiteks, et mis siis, kui hoopis antakse meile mingi sõne sisse või boolean sisse või mingi muu abstraktne asi antakse sisse, et noh, sellised olukorrad võiks ka ära testida, et šansid, et see juhtub päris maailmas on väga väike, aga kui sa annad selle koodi kellelegi teisele, siis noh, sa kunagi ei tea, mida see inimene teeb. Ettevõtte koodi maailmas oli see, mis sisestada oma sünnikuupäev 14 aastat tagasi. Ja ongi niimoodi sisestatud. Jah. Noh, siin ma toon väikse näite ka, et siin on meil see testitav kood. Selline kerge meetod, divide, võtab sisse 2 numbrit ja siis ta üritab jagada siin. Noh, ma tegin juba siia sisse väiksed error checkingud ka, et kui meil need sisendid pole numbrilise tüübiga või kui see on kui see sisend on 0, et siis viskab meile paar errorit. Mis need positiivsed tüüpolukorrad siin siis võiks olla, et 10 jagatud 2 on 5, 9 jagatud 3 on 3, 7,2, see peaks 7,5 jagatud 2,5 olema, mul on siin väike error, pärast parandan ära, on 3. Nii, mis need piirjuhud nüüd võiks olla? 1 jagatud 1 jagatud 0,000001. Noh, see umbes võrdub 1, see peaks miljon võrduma. Aga noh, see on selline piirjuht, et anname mingi väikse arvu sisse ja anname mingi veel väiksema arvu millegi jagada. Pluss siin toimub see floatiga jagamine, et see nii vana tegelikult täpne ei ole. Ehk siis seal testis me peaksime kontrollima approximate value't. Ja siis -10 jagatud -2 ta peaks arvu positiivseks tegema, siis 0 jagatud 5 peaks 0 võrduma. Siis on meil igasugused negatiivsed olukorrad, et 10 jagatud 0-ga, kuna meil oli koodis kirjas, et kui on 0-ga jagamine, siis viska error. Ning samamoodi ei tohiks juhtuda ka seda, et kui üritatakse numbrit ja sõne jagada või sõne ja sõne jagada, et sellised asjad peaks ikka välja koristatud olema. Ja mis need absurdsed olukorrad on, et oletame, et see asi läheb meil mingisse üldkasutatavasse teeki, mida kõik saavad alla laadida, siis muidugi võiksime ära ka nagu testida ka selle, et mis juhtub siis, kui me näiteks anname sisendiks listid. Sellist asja ei tohiks saada jagada. Aga kuna see kood läheb kellegi teise kätte, siis noh, kunagi teete. Ning mida ma olen siin kursusel väga palju ka kuulnud, on see, küsitud on see, et kui palju me peaksime testima. Ja sellele on hea vastus, et piisalt palju ja piisalt hoolikat. Aga kui ei tea, kui palju on mis see nagu piisalt palju ja piisalt hoolikas on, siis hea metriks, mille järgi minna, on koodi kaetavus, code coverage.
Sisuliselt, mis see teeb, on see, et paneb testid tööle ja ta kontrollib, ta tekitab sulle väikse rapordi, et mitu protsenti ridadest sul on testidega ära kaetud. Pärast on selle kohta näite ka. Ideaalis me kirjutame testid, mis katavad ära 100% koodist, aga ma olen ise nagu täheldanud, et see 100% kattuvuse saavutamine on üpriski raske vahest. Et siis ma ütleks, et selline hea juhus on ka selline 70–90%, et me vist enda kursusel siin nõuame 80% või oli see 90%, mis peab ära kaetud olema testidega. Aga liigumegi siit siis edasi Pythoni peale, et otseselt meil tegelikult esmalt meil ei ole mingeid raamistikke vaja. Pythonisse on selline käsklus sisse ehitatud nagu assert, mis on sisuliselt kontrollib, kas mingi väide on tõene. Et assert, üks asi võrdub mingi teise asjaga näiteks. Kui on tõene, programm jätkab tööd, kui on väär, siis viskab errori ja programm lakkab töötamast. Et seda saab vabalt oma nendes if-name mainidesse asjadesse ka kirjutada, aga mida me kasutame rohkem on igasugused raamistikud. Pythonisse on näiteks sisse ehitatud unitest, aga kommuunist on võimalik kätte saada sellise raamistikega nagu PyTest ja doctest. Isiklikult mina eelistan PyTesti kasutada, sest ta on väga kerge syntaksiga ja võimaldab väga palju teha. Ja kui ma neid slaide nüüd tegin, siis ma avastasin sellise asja nagu doctest, mis sisuliselt on, sa saad panna funktsiooni docstringi mingid test case'id, ja kui sa nüüd selle doc-testiga tööle paned, siis ta analüüsib su koodi läbi ja kui ta näeb docstringis mingit test case'i, siis ta paneb selle tööle. See on väga huvitav asi, ise mõtlen, et peaks seda natuke uurima edasi pärast, et võib-olla näitama ka. Aga selline huvitav asi, mis ma leidsin. Ja siin on sellest assert lausest väiksed näited ka, et kontrollitakse, kas mingi väide on tõe või väär. Et toome siin lihtsalt näiteks selle, et mul on mingi number 5, küsime assert x on 5, kõik on korras, x on 10, viskab errori. Ning selle asserti puhul on meil võimalik ka mingi custom veasõnum määrata, et kui see väide nüüd kukub läbi, siis see koma seal lõpus ja see string tähendab nüüd seda, et nii, tagasisides näita seda sõnumit. Raamistike poole pealt siis nagu mainisin, unitest on Pythonisse sisse ehitatud, ei pea midagi eraldi alla laadima. PyTest, minu isiklik lemmik, kergem süntaks, aga peab eraldi alla laadima. Ning doctest ka, mida ma tahaks uurimise alla võtta, et tundub selline huvitav asi. Aga täna keskendume siis rohkem PyTestile isiklikult ka, et ma seal X6 puhul ma nägin, või nagu keegi oli mingi tagasi jätnud, et jäi nagu mulje, et 6. ülesandes peab unit testi kasutama. Ei pea, seal on sisuliselt kasutada ükskõik millist testimisraamistikku tahab kasutada. Ma olen iga aasta vähemalt 1-2 inimest on sellised, kes teevad ise mingi testimise raamistikku. Kõige parem oli see, et ma nägin eelmine aasta Javas, et Javas on meil need JUnitid ja TestNG-d olemas, aga siis üks tudeng kirjutas ise mingi loogika valmis, kuidas testida ja teste tööle panna. Aga siis me nagu parandasime tal, suunasime teda natuke õigele teele tagasi, aga mulle see initsiatiiv meeldis otseselt. Et siis PyTest. Selleks, et seda paigaldada, on 2 viisi. Kas läbi terminali panete sellised käsud sisse nagu pip install PyTest või kui terminali tuvasta seda pipi komandi ära, siis peate ette panema Python 3, -m ja siis see pip install. Aga kui ta viskab seda system environment errorit? Nüüd see sõltub OS-ist, et Windowsi kaudu sai kuidagi kontrollpaneeli kaudu seda tegema minna. Ma just mõtlen nagu Ubuntu peal, ma tean, et sa paned sinna, et ignore see, aga siis ta hakkab sulle hoiatama, et sa võib lõhkuda su süsteemi pakette ja... Sa system environmenti puhul nüüd mõtled seda, et ta leia seda Pythoni faile üles, millega seda komandi nüüd tööle panna. Pipi hakkad installima, siis ta viskab mul selle ette, et sul on installitud see kuidagi süsteemina ja kui sa võid seda ignoreerida, paned sellest ignore, aga siis ta võib lõhkuda süsteemi pakette.
Asi, mida mina ausalt teeks, on see, et ma tõmbaks mingi sellise tööriista alla nagu PyEnv, mille kaudu ma saan siis neid Pythoni versioone hallata ja ta tõmbab need eraldi kohta alla. Muidugi sa saad seda süsteemi Pythonit kasutada, aga mis see PyEnv võimaldab teha, on see, ma saan selle terminali ette tuua, mul on endal see PyEnv täitsa olemas. Ma ei taha uuendust praegu, ma pean natuke suuremaks, et sisuliselt, mis see PyEnv on, version manager põhimõtteliselt Pythonile. Et saan näiteks näidata, et mis mul see praegune Pythoni versioon on. PyEnv version ütleb, et ma kasutan praegu 3.14, siis mul on võimalik vaadata, mis versioonid mul installitud on. Versions, et mul on see süsteem oma, mul on 3.14, 3.15 olemas. Ja siis, kui ma tahan, ma saan installida siit ka mingeid uusi Pythoni versioone. Ja siis on see, kuidas ma saan muuta neid, on lihtsalt PyEnv, global ja siis valid selle versiooni, mis ta on. Näiteks ma praegu tahaks näiteks süsteemi peale minna tagasi, mis on mul 3.9. Võtame näiteks Python 3. Siis nagu näha, pani mind 3.96 peale. Aga nüüd, kui ma teen PyEnv global 3.14, 3.14.03b, 0b3. Kas nad peavad committimiseks, nad ei committi push'i, vaid nad panevad sinna sisse, sinna veebile sisse ja siis nad saavad... Ei, commit push. Okei. Ja see puutu peale sama teemana. Ja siis jah, et tegin selle global ära ja nüüd nagu näha, ta ütleb, et mul on versioon 3.14. Et ja, Linuxi peal on ka see olemas, soovitan alla laadida, väga hea tööriist. Ja miks ma ise nagu selle tõmbasin alla oli sellepärast, sest väga tüütu oli iga kord Pythoni lehelt uut Pythoni versiooni alla laadida ja siis jamada sellega, et ta need päffid asjad ja süsteemi versioonid üle kirjutaks, et meil on kergemad asjad olemas. Maciga on täiesti selline, sest Maciga on endal mingi süsteemne Python, mida topib ja see on vana. Ongi 3.9 mul siin ja me oleme praegu sellise toreda versiooni peal nagu Python ehk 3.14. Et jah, see on ikkagi iidne vana versioon. 3.9 oli vist juba siis olemas, kui ma alustasin ülikooli, mis on siis 4 aastat tagasi. Mul on see mingi sükse hädaotsa, et mul oli mingi asjad, mis Python 2 üldse saab. Jaa, sest Python 2 ja Python 3 need erinevused on ikka massiivsed. Ja tänu sellele on meil ka mingi nagu protsent kogukonnas, kes keeldub Python 3 peal üle minemas, sest nad olid juba Python 2 ära harjanud. Ja Macil omaselt tähtil on oma arusaam Pythonist, sest nad siis see ei pruugi nagu jooksutada kõik see need, et saab see kasulik, kui Macile tõmmata teine Python kõrvale. Minu soovitus ka. Ja sellepärast ongi seal PyDocis selle Maci juhendi ma spetsiifiliselt tegin PyEnvi versiooni, et kuna me ikkagi õpime IT-d, siis esimene asi, mida tegelikult võiks teha, on see, et võiks ennast selle terminaliga sõbraks teha. Ja selle nagu Pythoni installimisel PyEnvi nagu viisil peab terminali kasutama. Aga kui IT-s oled, siis terminalist ei pääse mitte kuhugi. Peab sunniviisilist sõbraks tegema. Nii, aga jah, kui selle pipi kaudu on installitud, siis terminali kaudu saab lihtsalt panna sedasi tööle, et PyTest, test something ja siis otsite selle testifaili üles ja panete tööle. Ja siis ta tekitab sinna terminali sellise kokkuvõtte, et mis läks läbi, mis ei läinud läbi ja ta näitab terminalis ära ka seda, et mis reani see test töötas, kuni ta katki läks. Aga kui millegi pärast läbi terminali ei tööta asjad, siis on võimalik ka PyCharmi kaudu installida, et kui võtta PyCharm lahti, siis seal all vasakus nurgas on mingi torn ikoone, üks nendest ikoonidest peaks olema selline kastikujuline ja see on Python packages. See on sisuliselt marketplace, kus sa saad igasuguseid moodulid asju hakata alla laadima endale. See ongi, otsite selle Python package'isse üles, kirjutate otsingusse PyTesti ja vajutate install ja siis peaks hakkama saama. Ja kui on selles mõttes PyTesti integratsioon on PyCharmis olemas, et sisuliselt, kuidas nüüd neid teste tööle panna, et panete läbi selle current faili või kui tahate neid testi individuaalselt tööle panna, siis siin on need play nupud, vajutate ja ta paneb seal ühe testi tööle.
nii, aga nüüd hakkame stiilis ka rääkima, et natuke sisukamat juttu ka, et kuidas neid teste kirjutada, et esimene tähtis asi testide tegemisel on nimetus. Kuidas PyTest töötab, on see, et ta avastab automaatselt ära, millised funktsioonid on testid. Ja seda siis läbi selle, et igale testile peab ette minema prefiks test alakriips. Noh, siin on väike näide, et kui mul on 2 meetodit, esimese meetodi ta korjab üles, aga teise meetodiga PyTest ei oska mitte midagi peale hakata. Siit nii. Ta jätab vahele. Või kunagi ei jookse lihtsalt. Või noh, selles mõttes sa saad abimeetodit kirjutada siis edasi, et neid abimeetodit ta tööle ei pane, aga PyTest siis automaatselt paneb lihtsalt need testi algusega funktsioonid tööle. Aga noh, siit edasi, mis need head tavad muidu nimetamisel on? Esimene asi, testide nimetusel peaks mingi mõte küljes olema ja need peaksid kirjeldavad olema. Et a la sellist asja mina ei taha näha, et test A, test B, test C. Noh, need nimed ütle mulle mitte midagi. Nüüd, kui me võtame selle divide'i funktsiooni, mis ma ennem tegin, võtame selle näiteks, et väga hea testi nimetus näiteks on test divide normal, et tavaolukord. Test divide division by zero throws error, noh, see testi nimetus ütleb väga hästi ära, et nii, me testime seda funktsiooni, me testime seda olukorda, et me jagame nulliga ja oodatud output on see, et ta viskab meile mingi errori. Et seda mõeldakse selle all, et testide nimed peaksid kirjeldavad olema. Siis kasuta mingit kindlat mustrit, nendest mustritest ma kohe räägin. Ja siis need testid võiks rühmitada loogiliselt, et neid oleks segamini, vaid et on mingid ühe funktsiooni testid, siis on järgmise funktsiooni testid. Võib-olla viskad eraldi failidesse kõik asjad või teed eraldi klassid, et PyTest lubab seda ka teha, et sa tekitad testiklassid ja siis paned neid klasse tööle, siis ta paneb need testid tööle, mis seal klassi sees on. Et seda siis saab rühmitada. Väga hea on näiteks seda teha siis erinevate funktsioonide puhul. Ning nimetus peaks ikkagi kajastama käitumist, mitte seda, kuidas mingi asi saavutatud on või mingit tehnilist joostust. Noh, natuke siis neid näiteid ka, nagu ma ütlesin, see test divide dividing by zero raises error. Väga hea nagu näide. Ja siis ma võtsin sellest 4. nädala ülesandes ka, et näiteks testime seda list of phones kõige esimest funktsiooni. List of phones, empty input, returns empty list. Väga selgelt ütleb ära, mis peaks toimuma. Ja kui nüüd see test peaks läbi kukkuma, siis kes iganes nendel testile peale vaatab, saab ka aru, mis asi katki läks. Ja noh, vältida võiks sellised üldisi nimetusi, et mingi test 1, test 2, test A, test B, test C, test something, test case, noh, nimetused, mis ei anna mitte mingit infot. Selliseid asju võiks vältida. Siis siin on meil igasugused mustrid. Mina isiklikult eelistan kasutada seda action expected'i, ehk siis mis funktsioon, mis tegu ja mis juhtuma peaks. Aga siis meil on igasugused erinevad mustrid ka, mis on head erinevates olukordades. Kui näiteks action expected on hea unit testide jaoks, siis see should when või when then oleksid head integratsioonitestide jaoks. Et integratsioonitest on näiteks selline, et mina alustan sisselogimisprotsessi ja ma üritan sisse logida kasutajaga, keda ei eksisteeri, et siis ta peaks mulle viskama not found'i. Ja noh, sellised näiteid on veel. Et kui ma neid slaide tegin, siis ma pärast võin natuke juurde ka kirjutada, kui ma need slaidid avalikuks teen. Et igale nendele nimetusmustritele oli juurde pandud ka see, et mis olukorras või mis testide puhul seda oleks hea kasutada. Aga noh, mõtlesin, et kuna me pigem keskendume unit testide jaoks, siis et ma lihtsalt toon välja selle, mis unit testide puhul kõige mõistlikum on, aga kui teil on huvi, võite pärast uurida. Et ma hea meelega pärast teen avalikuks selle, millist mustrit millal kasutada. Siis see nimed peaksid kajastama käitumist, mitte tehnilist teostust. No, siin ongi nüüd mul natuke üks halb näide toodud, et katsetame mingit API staatust, ütleb mulle code 200, aga see code 200 võib-olla ei ütle mulle mitte midagi, et jah, see on mingi successful, aga mis puhul see successful on, ei tea. Aga noh, parem näide juba oleks see, kui see on mingi kasutajatega seotud, siis võikski vabalt öelda, et
et user can retrieve profile successfully ja sealt on juba tingitud, et ta nii või naa peaks mingi 200 tagastama. Noh, natuke ka testide enda kirjutamisest, et siin on järjekordne näidisfunktsioon mul. Filtreerime listist välja paarisarvulised numbrid. Ja mis ma nüüd selle näitega tahan teha, on see, et panen mingid reeglid paika. Et testimise puhul võiks jälgida seda reeglit, et üks test kontrollib ainult ühte stsenaariumi. Et ärge tehke selliseid testifunktsioone, mis testivad mitut asja korraga ja lähevad mitmekümne rea pikkuseks. Et iga uus stsenaarium, positiivne, negatiivne, see on omaette test. Teeb asja selgemaks ja kui mingi viga tulebki testides, siis ta teeb arusaadamaks ka, et kui meil testid on korralikult nimetatud ära, korralikult eristatud, et siis pärast logist või reportist hea vaadata, et mis asi katki läks. Siis võiks kasutada testide vormistamiseks, et sellist puhtust hoida, võiks kasutada sellist mustrit nagu AAA, mis on siis Arrange Act Assert. Sisuliselt, mis see tähendab, me struktuuriseerime oma testi seda, et esiteks meil on arrange osa, mis tähendab, me sätime valmis olukorra, kus me hakkame oma testi tegema, siis see act, seal me viime oma testi läbi ja siis lõpus on assert, kus me kontrollime kõik asjad ära. Siis testid peaks kirjutama sedasi, et kui me anname iga kord talle sama sisendi, siis ta peaks ka alati sama tulemuse andma, et muidugi meil eelmine aasta Javas oli, et tudengid pidid randomit testima, sellega sai igasugust nalja, sest kuidas sa hakkad randomit testima? Oletame, et sa ei tea, mis asi mokkimine ja sellised asjad on, et sa ei saa vahele süstida, et nii sellel olukorral anna mulle see asi, teisel olukorral anna mulle teine asi, vaid ongi, sa jääd selle randomi taha kinni. Et noh, tüüpnäide, mis ma nägin, oli see, et tehti lihtsalt asja 100 korda läbi ja siis kontrolliti, kas vastustes oli see asi, mida oodati. Aga noh, seal on alati see väike šanss, et mis siis, et seal on see 50-50 split, alati on väike šanss, et ta nende 100 korra puhul annab iga kord ühe sama vastuse. Ehk siis jah, testide puhul tegelikult sellist asja võiks vältida. Ja kui ikkagi on selline meetod, siis võiks uurida sellist võtet nagu mokkimine, kus saad siis mingid olukorrad ise ette anda ja katsetada, kas ta töötab nii või ei tööta. Siis üks test ei tohiks sõltuda teisest testist, täpselt sedasi, et üks test läks läbi ja nüüd sellest testist sõltuvalt järgmine test teeb selle eelmise testi põhjal midagi edasi, vaid iga test võiks omaette stsenaarium olla. Asi, mis on okei, on tekitada sellised test case'id, et kui üks test läbi ei lähe, siis ta ei pane järgmist testi töölegi. Selline asi on okei. Ja me ülesannetes kasutame ka seda. Vabalt võis olla, et eelmisel nädalal üle. Ma tean, et rekursiooni ülesandel on kohe kindlalt seal need asjad sees, et kui sa funktsioonis rekursiooni ei kasuta, siis ta ei panegi neid funktsioone tööle. Aga sellised testid on ka okei minu arust. Ning testide puhul ka, et vältige igasuguse keerulise loogika kirjutamist, et testid peaksid ikkagi puhtalt testimisega kirjutama, mitte mingi omaette loogika tegemisega. ja siis ta nagu arvestab sellega, et see set tuleb kuskil suvalises... Set ongi meil ju suvalise järjekorraga. Reeglina. Nii, aga ma toon sellest AAA-st näite ka. Siin ma tegin siis oma selle ühe testimeetodi, mis on küll positiivne testimeetod, aga ta näitab väga hästi ära, mis Arrange Act Assert on. Et Arrange'i puhul siis esialgselt paneme oma need andmed paika, et mis see sisend on ja mis see oodatud vastus võiks olla. Siis seal Actis me viime selle testi läbi, kogume vastused kokku ja siis seal Arrange'is lõpuks me nüüd kontrollime ära, et kas see on ikka tõene või ei ole. Et minu arust see on selline väga puhas viis, kuidas teste kirjutada, väga arusaadav ka. Ja mina isiklikult eelistan seda, et igasugused expected ja actual'id võiks eraldi panna kirja kuskile. Mitte, noh, muidugi sa võid teha seda, et see expected resulti, see 246 list läheb sinna alla asserti ka, aga noh, mina isiklikult arvan, et see natuke teeb lugemise halvemaks. Aga noh, see on igaühe enda arvamus. Mina ise eelistan sedasi, mina õpetan sedasi. See, kas te nõustate sellega või mitte, see on teie enda otsustada. Ja siis siin on natuke juttu sellest Arrange Act Assertis ka, et mis siin ongi, et siin nagu näha ongi, et
range'is viime selle stsenaariumi paika, active'is viime testid läbi ja assert'is valideerime. nii, aga nüüd ma näitan teile üht nippi PyCharmi jaoks. Et ma endal juba olen selle asja ära teinud, aga ma näitan, kuidas teha, või nagu mida ma tahan teha, et nagu me teame, et kui sa hakkad PyCharmit mingeid asju kirjutama, siis ta ju soovitab mingeid asju ette. Näiteks paneme näiteks main siia, et kui ma kirjutan siia main ja vajutan enter, siis tal on mingi shortcut sisse ehitatud, ta tekitab mulle seal if name main'i valmis. Neid shortcut'e on ise ka võimalik kirjutada. Ja üks shortcut, mida mulle isiklikult meeldib igas idees teha, on selline nimega AAA. Ja kui ma nüüd enter vajutan, siis ta teeb mulle selle arrange act assert'i valmis ja ainus asi, mida ma pean tegema, on siia mingi nimetus panna. Et noh, something expects ja palun, testi nagu backbone valmis. Noh, siia ma peaks muidugi passi panema, et ta errorisse ei viskaks, aga noh, shortcut, mis kirjutab mul enamus asjad juba valmis, et ma ei peaks iga kord seda arrange act assert kommentaare kirjutama hakkama või midagi sellist tegema, et aga kuidas need shortcutid käivad, et peab sätetesse minema, siis on meil selline koht nagu live templates olemas ja siin peaks plussi vajutama. Pluss, live template, siia panete mingi nimetuse, noh, kuna mul AA on juba võetud, siis paneme RAC arrakas. Ja noh, paneme kirjelduseks arrange act assert, siis siia sisse peaks meil mingisugune kood minema, def test, paneme sedasi esialgu. Passi ja nüüd on see, et mul oli see, et kui ma enter vajutasin, siis ta küsis ka mul mingit nime, et selle asja nimi on placeholder ja see placeholder peaks vist käima sedasi, et meil on dollarimärk, name, dollarimärk. Ja siis ta viskab mulle siia ka ja siin see expression peaks olema complete. Ja nüüd viimane asi, mida peab tegema, peab mingi konteksti ka andma, et ütleme, et see kontekst võiks meil Python olla. Nüüd nagu näha, ta highlightis meil asjad ära ka. Ja kui me apply paneme ja OK paneme, nii, paneme nüüd siia, mis oli akas, eks ju, vajutame enter ja tuli valmis. Et soovitan kasutada seda võimekust, mis meil idedel on, et teeb töö palju kirgemaks ja hõlpsamaks. Et võite neid shortcut igasuguseid teha, isegi kui tunnete, et teil aines võib kuidagi aidata, et tehke minu soovitus. Nii, aga kuna need on live testid, siis ma igaks juhuks ei jätaks neid siia sisse, muidu juhtub see kogemata pärast pushin testerisse, siis testid läheb katki. Nii. Ja siis natuke räägin ka code coverage'ist, et Pythonisse on selline asi sisse ehitatud, aga sellel on see tingimus, et sul on vaja pro-versiooni, et seda kasutada. Aga senikaua, kui te olete TalTechi tudengid, on teile iga aasta see PyCharmi täislitsents tagatud. Lihtsalt peate iga aasta seda taastamas käima. Aga kuidas see code coverage käib, on see, et otsite oma selle testifaili üles, parem klõps, all on need run ja debug ja seal on see more run debug ja siis seal on selline valik nagu run test with coverage. Siis ta jooksutab need testid ära ja siis genereerib sellise coverage faili. Hea, küsi. Jah, okei, sa tahad näidata, ma tahtsin küsida, et kas ainult me saame protsenti või me saame ka ridade konkreetseid ridu, mis ei ole... Järgmisel slaidil on see näide olemas. Okei, väga hea, see küsimus oli meil enne üks kaitsmise. See on täitsa olemas. Ma kasutasin teist meetodit selleks, aga et nüüd saaks seda ka vaadata. Aga, et PyCharm ise siis genereerib sul selle coverage protsendi valmis ja kui nüüd minna sinna testitava faili sisse ka, mitte testifaili, vaid see kood, mida te testite, lähete sinna faili sisse ka, siis ta sinna vasakule tekitab need rohelised punased asjad.
aga ta nagu numbriliselt ei anna sulle seda välja? Numbriliselt ei anna, aga noh, värviliselt annab ja mis seal ongi, roheline tähendab seda, et see kood testiti ära ja punane tähendab nüüd seda, et seda koodi ei testitud või seda rida ei testitud. Nii et selline väga kasulik tööriist, ma ütleks, ja see on... Mis asi? Minu teada peaks isegi andma. Ja selleni ma tahangi nüüd jõuda, et kui sul näiteks nüüd ei ole võimalik PyCharmis kasutada seda, et kas sul on näiteks see community edition või oled üldsegi mingi Visual Studio koodi või mingi muu asja peal, siis on võimalik alla laadida selline asi nagu coverage.py. Sisuliselt teeb samat asja, lihtsalt läbi terminali. Et selle käivitamine käib siis seda, et coverage, run, panete oma läbi PyTesti selle asja tööle ja siis lasete raporti genereerida. See raport töötab seda, et kas ta prindib sulle konsooli midagi välja või teeb sulle HTML faili ja saab brauseris vaadata seda. Ja see HTML faili raport annab natuke rohkem informatsiooni. Aga siin on mul siis väike näide toodud sellest, et jooksutasin oma neid teste ja siis lasin tal raporti teha ja ta andis mulle sisuliselt sama asjad välja, mida see PyCharmi see visuaalne liides tegi. See on nagu Javas ja Coco aine. Nagu Javas ja Coco. Jah, sisust jah. Et mul endal oli esimene aastas, et ma tahtsin community edition'i kasutada, siis tuli see coverage'i vaja, siis oli see, ma lihtsalt otsisin endale terminali tööriista pigem. Äge, see selleks. Mis komandus see installimiseks? See pip install m coverage? Jah. Mul millegi vahet ei leia seda, mis ütleb, et on nagu vale. Ma ei tea, kas äkki peaks siis coverage.py olema, aga ei, minu teada see peaks coverage olema, sest ma selle käsu võtsin otse nende dokumentatsiooni lehelt. Use pip install option requirement specify package index. No siis on see, et kui praegu ei saa, siis mine otsi see coverage.py lehekülg üles Google'is, see peab kohe esimene result olema, seal on nagu kirjas, kuidas installimine käib. Okei, ilma dash m-ita. Ja seda flag'i saab, ma ei tea mida. No see on see, et see käsk oli otse nagu lehelt võetud, ma ei tea, miks nad seda soovitavad, aga okei. Aga see on tore tööriist, terminalis töötab väga hästi ja tal on see HTML-i võimekus ka olemas, et kui tahad natuke rohkem infot näha, kui lihtsalt, et mis see nagu coverage oli protsentides. Nii, aga kus see testimine nüüd lõpuks kõik kokku tuleb, on selline tore protsess nagu CI/CD ehk Continuous Integration, Continuous Development. Et selline kerge rundown on selline, et me teeme arendades mingi pipeline'i valmis, mis sisuliselt tähendab seda, et me kirjutame mingi koodi valmis, me commitime selle Giti, pushime selle üles ja nüüd ta paneb selle pipeline'i tööle. Ja selle pipeline'i sees tavaliselt on meil igasugused ehitusprotsessid, testimisprotsessid ja mingid integratsioonitestid. Kui need testid kõik läbi lähevad, on super, kood võib edasi liikuda järgmisse protsessi ehk mingisse review'i või release staadiumisse. Aga kui nüüd juhtub selline olukord, et sattus mingi vigane kood ja need testid korjasid üles, siis see pipeline jääb pooleli ja ütleb, et hei, mine tee oma kood korda, enne kui me jätkame. Et sellised protsessid aitavad meil siis igasugu vigu asju vältida, et meil tõepoolest ei juhtuks sellist olukorda, et keegi arendaja reedel kell 3 pushib production'isse, siis läheb nädalavahetust nautima. Ettevõtetes nad reedel ei lasegi üles pushida. Jah, see on ka hea reegel, et reedel me teeme mitte pushimise päeva. No release. Või siis pärast kella 2 ma ei tea, testi teeme. Et see ongi, on kahte tüüpi ettevõtet, kas on no release Friday või on push to prod Friday. Aga nii, ma natuke räägin siis kommertsteadaannetes ka. Et ainult üks väike teema, meil on nüüd vahenädal, mis sisuliselt tähendab seda, et kui te teete ajakavas asju, et teete iga nädal ühe asja, siis see nädal ei pea mitte midagi tegema, mingit uut ülesannet ei tule. Jah, aga noh, meil on sellised kodanikke ka, kes on päris korralikult ette teinud asju. Et mõni on vist juba kõik kursuse asjad ära ka teinud, et ei pane kätt ette, kui jaksu on. Aga noh, see pole otseselt halb ka, kui teete nagu graafikus. See, et vahenädal on, ei tähenda seda, et praktikumid jäävad ära. Kõik praktikumid toimuvad, saate tulla abi küsima, saate tulla külla, saate tulla rääkima, mis mured teid painavad ja kõik sellised asjad.
ja kui on vaja, siis saab tunnikontrolli uuesti tulla tegema, et need tunnikontrolli ajad on sedasi, et esimene aeg on praegu kõrvaltoas, siis järgmine aeg on esmaspäeval kella 4-st, siis on neljapäeval kella 4-st ja siis on reedel 10:20. See, kui sa ei ole kindel, kas said läbi või mitte, siis tuleks julgelt tulla küsima, et ma siin juba näen üht nägu, kellega ma tegelesin sel teemal, et küsis julgelt, et kas ta peab muretsema, ma ütlesin, et ei pea ja siis probleem, mis tal oli see, et tal oli pandud valele nagu esitusele, kus oli stiil katki, oli kaitsmislinnuke pandud. Punktid olid olemas, aga kaitsmine oli valele asjale pandud ja siis korrigeerisime ära. Et see on see, et kui ei ole kindel, kas said läbi või saanud, siis julgelt tule küsi ja kui on midagi valesti, siis teeme korda. Et ilma asjata ei ole mõtet uuesti ka tulla tegema. Keegi keela, harjutada võid, aga kui otseselt ei ole vaja, siis ei ole mõtet uuesti tunnikontrolli tulla tegema. Nii, ma pikalt mõtlesin, kas ma teen need slaidid või mitte, sest see testimise juttu ma hea meelega tegin need slaidid valmis, aga siis tuli see regulaaravaldiste teema ja ma lükkasin päris pikalt seda edasi puhtalt juba sellepärast, et tegelikult tol hetkel oli ralli ka telekas, et siis ma pigem vaatasin seda ja üritasin seda regexi teemat edasi lükata, sest olen ise ka aus, et ma just kõige suurem regexi fanaatik ei ole. Ja nende slaidi tegemiseks kõige lõbusam tegu ei olnud, aga kuna selle teema peab ära rääkima ja me ikkagi õpetame seda teemat, siis mõtlesin, et ega see halba ei tee. Aga kohe alguses ütlen ära, et Discordis te võib-olla ei olete juba seda sõnumit näinud, aga spoiler alert, eksamile regexi ei tule. Vähemalt nagu proge ülesannetes, et see, kas me paneme sinna küsimustikusse mingi vabas vormis küsimusena. Kui see tuleb, siis see tuleb mingi sellises formaadis, et mis on regex ja milleks me kasutame seda. Aga mingit sellist spetsiifikat, et kuidas mingid mustrid teha, sellist asja me kohe kindlasti ei pane sisse, sest nagu ma seal PR07 videos ka ütlesin, et keegi ei eelda, et te peast teete regexi. Ja päris maailmas on ka, et enamjaolt on meil need mingid abitööriistad käe kõrval, et kas on mingi see regex 101 või mina omal aastal, naiivne nagu ma olin tol hetkel, ma lihtsalt guugeldasin English to regex ja siis ta andis mulle mingi regexi generaatori, mis oli mingi LLM-i põhjal valmis ehitatud. Aga see on üks ala, kus LLM-id saab väga hästi hakkama juba vaikselt, et nad oskavad need mustrid üles korjata ja nad oskavad selle põhjal siin mingi regexi valmis ehitada. Julgelt soovitan kasutada sellist asja tulevikus. Et üldiselt olen selle sõnumiga, et AI-d ja LLM ei peaks otseselt pelgama, aga neid peab oskama kasutada tööriistana. Sellest peabki neid kogu aeg kasutama, et osata neid kasutada. Ja kusjuures mul üks tudeng näitas, kuidas ta näiteks õppimisel kasutab seda GPT-d ja see oli nagu väga hea, et ta ei lase tal koodi välja printsida, vaid laseb selgitada ja mingeid küsimusi küsida. Siis kui on ülesanne edukalt läbitud, siis ta annab GPT-le teada ja siis ta laseb GPT-l kordamisküsimused genereerida, millele ta peab siis ise vastama. Et ta vastab sinna chati siis GPT-le nendele, et see on nagu jõle hea viis, kuidas tegelikult kasutada seda õppimiseks. Et soovitan. Kontrollid ennast ja siis kontrollid GPT-d, kas tema siin vastust õigesti täpselt. kontrollis. Ja GPT kontrollib Gemini või mingi teise mudeliga. Nii, aga regulaaravaldised, mis asjad need siis on? Et ingliskeeln, mul on siia valesti nagu pandud. Siin on mul regulax expression, aga tegelikult see peaks olema regular expression. Aga lühend on regex ja sisuliselt, mis see tähendab, me kirjeldame ära mingi mustri ja siis selle mustri abil me hakkame nüüd midagi otsima või asendama tekstis. Ja see võimaldab rohkem kui mingit otsi alamsõne X tekstist Y ehk selline klassikaline if something in text või hakkad splittima järjest ja siis sedasi välja juurutama mingeid asju, et selle meetodiga saab mingi kindla maani minna, aga mingist punktist alates meil on regexi vaja kasutada. Et loodetavasti ei pea sellega nii väga kokku puutuma, aga seda igavesti nagu eemale ka peletada ei saa. Ja selle kohta on meil aastast aastasse küsitud ka, et miks me nagu regexi üldse siin aines teeme. Vastus on lihtne, kuskil peab sellega esimese kokkupuute tegema ja pigem teeme seda siin esmakursel. Jah, see ei ole kohustuslik aspekteksamile, siis tekibki see küsimus, aga miks me peaksime õppima seda. Aga mis minu juurde näiteks teise aasta tudengid on tulnud, nad on pärast tänanud, et me ikkagi teeme seda regexi siin aines, et kui nüüd peab kuskil mujal aines regexi tegema, siis see on ikkagi tuleb kasuks, et kuskil on koolis juba läbi käidud see.
nii, aga et Pythonis regex'i teha, on meil olemas selline sisseehitatud moodul nimega re, mis võimaldabki meil siis teha igasuguseid search imist, match imist, substitute'i ehk asendamist, split imist ja siis jälle otsimist läbi findal'i. Siin on mul väike näide selle re kohta, et impordid selle re mooduli sisse ja siis kasutad seda selle jaoks, et mingeid asju otsida. Et esimene argument seal on, esimene argument on seal siis muster. Muster võib olla sul lihtsalt mingi tavaline tekst või mingi metasümbolitest koosnev monstrum. Või siis näiteks, tegelikult siin on mul nüüd loengu pidades tuli meelde, et üks asi, mis mul siin regex'i slaididel ununes ära, et sul on võimalik panna regexiga igasuguseid lippe ka, et näiteks ignore case või et see on mingi global või multiline. Python toetab seda läbi muutajate, et sul on see research, sul on need 2 argumenti ja siis sa võid tegelikult 3. argumendi juurde tekitada nimega flags ja siis sinna järjest neid lippe panna, et nii, mina tahan, et see otsing oleks case insensitive. Ma vist selle kohta tegin seal Bear07 videos näite, kuidas seda kasutada, sest seal oli üks ülesanne, kus pidi case insensitivity kasutama. Nii, aga räägime sellest, mis asi muster on. Muster on siis sisuliselt sõne, mis koosneb metamärkidest või tavalistest sümbolitest. Ning see muster omakorda võib koosneda ka mingitest alamustritest, mis on sulgudega või grupeeringutega ära jagatud. Aga basic gist of it on see, et meil on mingi muster, sellele vastab mingi alamsõne ehk vaste. Ja siinkohal ma natuke mainin ka seda, et kui me Pythonis teeme seda regex'i, siis me peame kasutama sellist asja nagu R-string ehk raw string. Mida see lubab meil teha, on sisuliselt see, et ta lubab meil neid special character'e kasutada, nagu näiteks langev kriips või mis iganes muud asjad meil võivad olla. Et kui me by default seda langevat kriipsu kasutame, siis Python tõlgendab seda kui escape character'i ehk ta nii-öelda vabastab ennast selle sõne kontekstis korra, et me saaksime mingeid muid karakteri vahele panna, mida me tavaliselt ei saa panna näiteks. Kui me tahame sõne sees jutumärke kasutada, siis me peame kasutama seda escape character'i. Või kui me tahame langevat kriipsu panna teksti, siis me peame 2 langevat kriipsu kasutama. Aga kui kasutada seda raw stringi, siis ta automaatselt handlib ära selle meie eest. Milleks me neid mustreid kasutame? Me saame mustrit kasutada selleks, et kontrollida, kas mingi sõne või tekst vastab meil etteantud reeglitele. Klassikaline näide regex'i kasutamisest on meil siis emaili valideerimine, et kas sisse antud email on õige või ei ole. Ja seda sama saame näiteks kasutada ka näiteks otsingu puhul, et meil on antud mingi suur tekst ja selle suure teksti sees on hulk emaile. Tahame kontrollida, või tahame välja otsida kõik emailid, mis meil seal on. Ja siin ma ennem natuke rääkisin sellest, et enne loengut vist oli see, kus ma rääkisin sellest, et kõikidel juhtudel ei ole mõtet regex'i kasutada. Et kui me tahame tekstist otsida mingit üks-ühele alamsõnet, hea näide on, võtame selle näite uuesti, et siin põhimõtteliselt tehakse seda, et meil on antud mustriks sisse ABC ja me otsimegi lihtsalt tekstist üks-ühele vastavusi sellele. Et kui selliseid asju tahate teha, siis mina pigem ütleks, et vältige regex'i. Ja sellel on hea põhjus. Kui te teete neid regex'i mustrid, siis taustal toimub selline protsess nagu kompileerimine. Ehk et masin üritab kokku arvutada, mis selle mustriga peale hakata, et siis seda efektiivsemalt tekstis kasutada. Aga igasugused kompilatsioonid, asjad, eriti kui meil on tegemist keelega, mis on interpreteeritud ehk jookseb ülevalt alla, siis see on ikkagi väga mahukas operatsioon. Ja kui me teemegi sellist kergemat sõne otsimist või nagu alamsõne otsimist, siis võiks pigem kasutada Pythonisse sisse ehitatud in käsklust või starts with, ends with või mis iganes sellised meetodid on. Et ongi puhtalt sellepärast, et see on odavam ja selgem. Et meil ei ole mõtet regex'iga overkill'i ka hakata tegema. Aga ma olen juba seda mitu korda maininud, et meil on selline tore lehekülg olemas nagu regex 101,
ning meil juba mainiti siin enne loengut ka igasuguseid muid huvitavaid lehekülgi, mis oli vist Regex XP oli vist üks nendest ja noh, tegelikult kui guugeldada Regex 1.01, siis jah, esimene tulemus on Regex 1.01 ise, aga siis järgnevad tulemused on igasugused alternatiivid. Et noh, tähtis on see, et otsige lihtsalt mingi selline teenus üles, mis teile kõige rohkem mugavust pakub ja siis mängige ringi sellega. Et ise ma eelistan seda Regex 1.01 kasutada, et ta on minu arust selline väga kerge ning mis mulle meeldib on see, et mul on juba silme all sisuliselt kõik need tokenid, characterid, asjad ka olemas, et millega mul on võimalik seda regular expressionit üles ehitada. No, ma tahtsin siia tuua natuke huvitavaid näiteid ka, et näiteks esimene näide Regexist on see emaili pattern. Et selline mingi pattern error ja see pattern error tuleb mul vist siin sisse. Väga hea. See on selline klassikaline Regex, millega saab siis kontrollida, kas mingi email on valiidne või ei ole. Näiteks. Aha, miks ta ei võta seda üles? Paneme Pythoni peale ennast siin. Äkki ta nüüd aktsepteerib seda. Huvitav, mul kodus töötas see. Seal on vahel, et pane viimane non-capturing group. Või me võtame selle teise, et ma tegelikult tahtsin näidata üht teist huvitavat asja ka, et mida Regexiga saab teha, et selline huvitav lehekülg nagu emailregex.com ja siin on välja toodud üks selline pikk Regexi jada, mis siis väidab, et ta on 99% täpsusega emailide tuvastamisel. Kui sa hakkad järjest mõtlema, siis mis asi email on, et seal on igasugused reeglid taustal, mis on lubatud ja mis ei ole. Ja sellised kergemad mustrid võib-olla ei tuvasta neid asju ära. Katsetan, kas ta lubab üldse mul seda vastu võtta. Siit me kustutame järjest neid ära. Kas see oli vist Põrli? Okei, kodus näited tahtsid töötada siin ei taha, väga tore. Live demodega alati. Jah, ja sellepärast, kui Steve Jobs neid presentation'e tegi Apple'is, siis tal oli alati varuarvuti kõrval. Sest igasuguseid asju võis juhtuda või näiteks Steve Jobsi lemmik fraas oli see, kui ta tegi mingi iPhone'i demo, mille puhul ta tahtis seda Wi-Fi capability't demoda iPhone'i peal, siis ta vahest muutus publiku peale vihaseks sellepärast, et kõikidel oli arvutid väljas ja kõik kasutasid seda ühte Wi-Fi access pointi, mis seal Apple'i nagu teatris oli. Ja siis ta ütleski publikule, et ma ennem demoga jätka, kui ma näen, et kõigil on arvutid kinni pandud. Ja siis ootaski 10 minutit sedasi. See oli sama juhtus selle Zuckerbergiga nüüd. Ma ise TD ossisid endal seda, kui nad seda Belle promosid viimane kord. Ei töötanud mitte midagi. Ma tahan teada, kas see muster vähemalt töötab loodetavasti. Katsetame. Paneme Pythoni peale. Okei, sisuliselt, mis see muster on? Me üritame aru saada, kas mingi arv on primaararv või ei ole. Ja kuidas see muster töötab, on sedasi, et kui me võtame koodis nüüd ette selle, et kuidas see oleks, et me teeme mingi meetodi, mis võtab sisendiks mingi numbri ja sisuliselt, mis me teeme, me anname selle mustri sisse ja siis selle numbriga teeme sedasi, et me teeme ühe ja korrutame siis selle numbriga läbi. Ja mis ta teeb? Ta üritab ära tuvastada, mis asi on primaararv ja mis ei ole. 1 on, 2 on ka, sest ta jaguneb kas ühe või iseendaga, 3 on ka, 4, ma teen vale asjaga. 3 on ka, 4 enam ei ole primaararv, sest ta jaguneb ju iseendaga, jaguneb 2 ja jaguneb 1. 5 omakorda jällegi on. Et see on selline huvitav, et ma soovitan guugeldada sellist asja nagu Regex what the F või interesting Regex patterns ja te leiate igasuguseid huvitavaid asju, mida inimesed on Regexiga suutnud korda ajada. Mõndade puhul te võib-olla saate isegi õudusunenevad, ei garanteeri. Aga Regex on selline võimas asi, temaga on võimalik ka igasuguseid huvitavaid asju teha. Ja see ongi see, et jah, igapäevaselt ei kasuta, aga otseselt jällegi pelgata ka ei tohiks seda asja, et oleme teile selle võimaluse tekitanud, et katsetada seda siin läbi, kasutage, te olete sellises kontrollitud keskkonnas, et kui mingi probleem on, saate julgelt tulla abi küsima.
nii, aga ma käin siis natuke need metamärgid asjad ka läbi, et sisuliselt, mis asi metamärgid on? Need on mingid sümbolid, millel on mingi eriline tähendus või nad kontrollivad või suunavad mustrit mingi kindla käitumise suunas. Noh, alustame mingitest algelistematest märkidest, et punkt, nool üles, dollarimärk ja escape character. Et sisuliselt tähistavad kas mingit sõna algussõna lõppu, mingit suvalist tähte, et sa võid panna vabalt mingi sellise mustrit A.C ja siis hakata tekstist ja siis ta tekstist otsib sisuliselt kõik vastused välja, kus mingi sõne hakkab tähega A ja lõpeb tähega C, aga mis iganes seal vahel on, seda otseselt ei huvita. Ja siis see escape character, millest ma olen juba varem rääkinud, et me saame mingeid keelatud karaktereid kasutada või näiteks, et nende metamärkide puhul, et me otse seal regexis ei saa kasutada, näiteks me tahame uurida, et kas mingi lause lõpeb punktiga, me lihtsalt punkte ei saa sinna mustrisse panna, vaid siis peamegi seda escape characteri kasutama ja siis paneme selle punkti, et siis ta nagu loeb selle punkti meil mustri osaks nii-öelda. Siis järgmised metamärgid käivad siis meil sõnade kohta või mingite tähtede kohta, et meil on võimalik mingi kogumeid tähti deklareerida. See käib sedasi, et sinna kantsulgude vahele läheb siis kas tähed üksikuna, mida me tahame kätte saada, või siis vahemikuna, et A-st kuni C-ni, A-st kuni Z-ni, suured tähed või siin kasutate seda ignore case muutujat. Siis on meil olemas välistav kogumik, ehk siis ülesse nool. Püstkriips on meil OR, ehk me saame teha sellise mustri, et tekita vaste siis, kui ta vastab tingimusele A või tingimusele B. Siis on meil need korduste muutujad, tärn pluss ja küsimärk. Tärniga on siis kas 0 või rohkem kordusi, plussiga on 1 või rohkem kordusi või küsimärgiga me lihtsalt uurime seda, et kas see asi üldse eksisteerib. Ja siis logeliste sulgudega saame deklareerida selle ära, et mitu korda selline asi peaks ilmema, et me teda hakkaks vastajaks lugema. Siis on grupeerimine, käib tavaliste sulgudega. Lihtsalt seal, kui me tahame seal mingit välistamist tekitada, et jah, see asi leiti tekstist üles, aga seda ta ei tohiks kohe kindlalt grupiks teha, siis me kasutame seda küsimärk ja koolonit ja siis sinna vahele läheb meil see muster. Siis on meil sellised toredad metamärgid, et võib vabalt olla, et meil ei ole otseselt vahet, et mis kujul need arvud või tähed peaksid olema, et meil näiteks, et mis ma olen näinud, on see, et kui tahetakse mingit sõna otsida, siis pannakse lihtsalt see kantsulgudega muutuja ja pannakse tähevahemikud sisse, aga meil otseselt pole mõtet seda teha. Meil on olemas ka selline metamärk nagu langev kriips 2V, mis sisuliselt tähistabki sõnesid või tähti ja kõike sellega seosnevaid. Ja igasuguste tühikute tuvastamiseks, numbrite tuvastamiseks, erikarakterite tuvastamiseks, et need langekriips D2VS muutujad on päris kasulikud. Siis word boundary'd ja look ahead'id, look behind'id. Word boundary, sellega me saame ära piirata, et kus meil mingi sõna hakkab, sõna lõpeb ja siis selle järgi hakata grupeerima või otsima mingit vastet. Ja siis, mis need look ahead'id, look behind'id on, need on sisuliselt, võime tõlgendada neid kui if-lausetena. Et kui mingile tekstile eelneb see nagu muster, siis arvesta see tekst vastseks või näiteks vastupidi, et kui sellele ei eelne seda, siis arvesta see ja samamoodi siis ka järgnevale tekstile saab teha seda. Ja see oligi selline väike sissejuhatus regexi kohta, et mul on rohkem näiteid regexi kohta tehtud selles vaid PR07 videos, seal ma enda arust üritasin vähemalt natuke juurde ka rääkida mingeid asju, tegin selle regex 1.01 kohta parema demo, et kuidas see töötab. Ma seal nii vana tegingi sedasi, et enne ma ei hakanud koodi kirjutama, kui regex 1.01 näitas kõik need tulemused õigesti ja siis tegime Pythonis selle asju ümber, et seal ma tegin neid näiteid natuke täpsemalt.
et on küsimusi muidu, et nende teemade kohta, mis me täna käsitlesime? tegelikult see boundary on niisugune veitsa ebaselge. Kuidas ta algab, kuidas ta lõpeb ja nii edasi, et see... Siin ongi see, miks mulle see Regex 1.01 meeldib, et siin me saame vaadata ka seda kirjeldust. Matches without consuming any characters immediately between. Nüüd siin on meil see üks boundary ja siis on meil see teine boundary ka, non-word boundary. Et no seal videos ka nagu selgitasin ära, Regex 1.0 on selline võimekus olemas, et tal on näited ka sisse ehitatud. Julgelt kasutage. Aga noh, ma ütlen, ma ise ka peast tegelikult neid Regexi asju nüüd 100% ei tea, sest siiamaani mul endal ei ole nii väga vaja olnud seda. Aga noh, kokkupuute peab tekitama ja noh, mul on see asi, et kuna ma iga aasta õpetan, siis ma pean iga aasta meelde tuletama, kuidas need asjad töötavad. Aga selles osas mul tänase loengu osa pealt on kõik. Ma panen selle salvestuse kinni.